Loovtööde protsessi on Rahumäe koolis sihipäraselt arendatud 5 aasta vältel. Loovtöö on meil kui õpirännak. Õpilane valib ise sihtkoha ja viisi, kuidas sinna jõuda. Tal on seal teelkonnal toeks juhendaja ja teised täiskasvanud, kellega jagada oma rõõme ja muresid, põrgatada ideid või küsida nõu. Mida rohkem saab õpilane ise otsustada, seda väärtuslikum on tema jaoks õpikogemus ja seda suuremat omanditunnet ning vastutust ta tunneb. Loovtööde arendamise protsessi oleme täiustanud igal aastal, vastavalt saadud kogemusele ning õpilaste ja juhendajate tagasisidele. Koolis on moodustatud ka tugitiim, et õpilased ja juhendajad saaksid ühtset infot ja tuge. Meil on õpilasi toetav virtuaalne klassiruum, kus on vajalik materjal kõigi jaoks olemas. Loovtöö teema valimine algab juba 7. klassi kevadel. 8. klassi sügisperioodil toimub ülekooliline ideede festival, kus õpilased tutvustavad oma loovtööde ideid kaasõpilastele. See on suurepärane võimalus harjutada eneseväljendust, arendada enda ideed ning tõsta enesekindlust. Tänaseks oleme loovtööde protsessi rikastanud mitmete vaheetappidega, et toetada nii õpilasi kui juhendajat ja pakkuda kosutust ning aidata püsida rajal. Viisime sisse ka juhendajate kohtumised, et toetada matkajuhte oma teeliste kõrval. Edaspidi soovime loovtööde protsessi arendada tõenduspõhiselt, kasutades teoreetilise raamistikuna Zimmermanni eneseregulatsiooni mudelit ning vaatleme kogu protsessi 2-tasandilisena. Üks osa on sisuline teema ja juhendamine, teine on õppija eneseregulatsioon ehk enda tundma õppimine selles protsessis. Samuti otsime koostööpartnereid ettevõtete ja ülikoolide hulgast, kes on valmis loovtöid kaasjuhendama. Sealhulgas kaasame enam lapsevanemaid. Kindlasti jätkame ka juhendajate kohtumistega, et tugevdada meeskonnatunnet, üksteistelt õppida ja tuge saada.